Sügis Eestimaal poleks harrastussportlaste jaoks kaugeltki nii motiveeriv ja oodatud, kui sealt puuduks Tartu rattamaraton. 1998. aastal ellu kutsutud rahvaspordipidu on aastatega üha kasvanud ja laienenud ning terve nädalavahetuse osalusnumbrid on ületanud juba 8000 piiri. Tänavuse järjekorras 20. Tartu rattamaratoni üritused pälvisid eriliselt laialdaselt tähelepanu olles avapauguks üle-euroopalisele spordinädalale. Kahtlemata suur au, aga see kõik on korraldajate 20. hingestatud töövili. Euroopa spordinädala kuulutas Tartus Tähtvere spordipargis lastesõitude päeval avatuks Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, noorte ja spordivolinik ungarlane Tibor Navracic. What's the main message you want to bring to the people? It's be active. That's the slogan of the week. And I think it's quite a good slogan because it's just targeted to the people. We have to be active. We have very serious social challenges ahead of us. Obesity, just one example, which can really harm and cause difficulties in the future and in present-day societies as well. So we have to start with the children, and that's why it was an amazing race, bike race for the 2 years old children. I think that's the perfect start, and we have to follow the suit, and we have to educate them, and we have to educate ourselves as well to be active. Euroopa spordinädalal, mis hõlmab Eestis ligemale 1000 erinevat üritust, on 3 patrooni. Üks sõnumikandjatest Ott Kiivikas leiab, et mida varem liikumisharrastuse pisik külge haakub, seda elujõulisemad ja toimekamad me täiskasvanutena oleme. Ja millise spordialaga alustada pole üldsegi oluline. Ehkki käesoleva saate konteksti arvestades soovitame soojalt jalgrattasõitu. Sega ju ikkagi nii kaua, kui lapsed on ikka päris väiksed ja nad ise ei liigu või ei otsusta, kus nad osa võtavad, siis ikkagi esimese tõuke on vanemad. Ja vanemad on tegelikult ju, ma ju ise olen eeskujuks oma lastele eelkõige lapsevanemana, et sealt tuleb see tõuge, et kui lapsed, sa ei pea ise tegema tipptasemel sporti, aga sa saad viia, et laps saaks osaleda ja see on, ma arvan, vähim, mida üks lapsevanem oma lapse jaoks teha saab. Eriliselt säravaks teeb Tartu rattamaratoni nädalavahetuse mõistagi lastesõitude päev. See, mis siin Tartus Tähtvere spordipargis laupäeval toimus, oli võimas. 1000 lapsed koos emade, isade, vanaemade, vanaisadega uljalt rattasõidurõõme nautimas. Tänavustest Tartu rattamaratoni lasteüritustest võttis esialgsetel andmetel osa 2908 last. Muljet avaldav ja aplausi väärt. Sügav kummardus siinkohal ka kõikidele lastevanematele, kes kinkisid oma võsukestele sellise suurepärase sportliku päeva. Te olete õigel teel. Starte ja sagimist jagus mitmeks tunniks. Alustati tillusõitudest kuni 2-aastastele ja lõpetati 5,1 kilomeetri pikkuse minimaratoniga, kuhu startisid lapsed alates 8. eluaastast. Fantastilised ilmaolud ja finišis oodanud kingikott koos jäätisega tegid rattasõidu nii mõnusaks ja meeldejäävaks, kui üldse olla sai. Sõit on õnnelikult lõppenud, väike äpardus pärast finišit, ega see ei tee enam tuju pahaks. Ei tee, jäätis on olemas, siis seda tuju enam ei rikku keegi. Või mis on see suurim motivaator, et sellisele üritusele koos lapsega tulla? Kunagi sai ise sõidetud aastaid nii neid Elion-kappe kui Tartu maratone ja sellest ajast on jäänud see, et tuua ka lapsed. Aga see on siis, ütleme niimoodi, et ikkagi vanemal peab olema selline tahtmine, et ta võtab lapse kaasa ja tuleb? Ma arvan ikka, jah. Kui laps teab, et üritus toimub, seda tahab kindlasti tulla, aga vanem on kindlasti see, kes algatab, jah. Oli väga raske sõit? Ei olnud. Aga selline väike kosutus pärast sõitu kulub ära ikkagi? Jaa, kulub küll, jah. Ma läksin jalamäest üles, ma ei jõudnud sõita mäest üles. Mäest alla on parem sõit, eks? Jah, aga pidurid töötasid. Väga äge. Selline mõnus päev, eks? Jaa. Väga lahe oli. Suht väsitav oli alguses sporipritsis, aga muidu oli suht lahe. Kas olid sul siin sõbrad konkurendid ka rajal? Paari nägin, aga nagu otseselt koos ei sõitnud. Kuidas sa sellisele üritusele satud? Kas endal peab olema selline tahtmine või ikkagi vanemad toovad? Pigem oli niimoodi, et alguses vanemad tõid, aga siis hiljem hakkas nagu tahtsid ise käia ja lõpuks hakkaski käima ja nüüd ma käingi.
Ja käes on kauaoodatud pühapäev. Kell heliseb nädalavahetuse kohta harjumatult vara, aga Tartu rattamaraton ootab. Otepääle stardipaika jõudes on ilm veel karge ja hommikune kaste maas, aga päikesetõus ning selgemas selge taevas annavad aimu. Ees ootab suurepärastes oludes rahvapidu. Ütlemata meeldiv on stardisaginast üles leida Marje Raudsepa, kes ainsa naisena varasemalt läbinud kõigi 19 Tartu rattamaratoni täispika distantsi. Mis asi see on, mis tõmbab 20 aastat järjest raja peale? ma ei oska öelda. Harjumuseks seda nimetada ei saa. Lihtsalt, kui juba jõuad võib-olla üle 10 ära sõita, siis mõtled, et teeks 5 veel, teed see 5 ära, siis mõtled, eelmine aasta ma juba mõtlesin, et kas tulen veel, sest et niisugust igapäevast treeningut kui niisugust enam ei ole. Ja järjest raskem on ju tulla starti, kui sa ei ole trenni teinud. Aga tänav aasta, 20. ma ei saa ju tulemata jätta. Parem poleks, kui poleks näe. Kui suured rahvamassid on juba stardikoridoris, keerab favoriitide grupi väravast sisse 2-kordne Tartu rattamaratoni võitja Tanel Kangert. Tanel, meeldiv näha siin Tartu rattamaratoni stardis. 4 kuud umbes vist on kukkumisest möödas. Sa teed esimese sellise ametliku stardi, sa teed pigem treeningstardi, aga ikkagi sa oled rivis. Oled sa nüüd niimoodi kõhklustega rivis või oled sa täiesti enesekindlalt siin rivis? Pigem on see ikkagi mitteametlik start, et ma olen klubi käest saanud loa sõita, mitte võistelda. Kästi tagasi hoida ja arvestada sellega, et mingi tervene finiši jõuaks. Ärem on alla. Tavaliselt ma rahvasõitudel niimoodi ei närveda nagu praegu, et korralikult põksub sees. Ja enne kui kõlab stardipauk, annab raja seisukorrast aimu võistluste peakorraldaja Indrek Kelk. Tegelikult see muutus, sundmuutusele on siin ainult startis, ja see ka mitte nüüd sellepärast, et tegu oleks nüüd töögatu mudaauguga, vaid pigem selline madal koht, kus on vesi peal ja sellise koha peal, kus padatamatult tekib väikene ummik ja seisak ja tagumised ratturid peaksid jala maha panema ja kui nad kohe sinna esimesel kilomeetril vette peavad selle panema ja mätkade jalgadega ülejäänud 90 kilomeetrit sõitma, et see on ebameeldiv tunne ja selle vältimiseks me selle muudatuse tegime. Aga mis puutub ülejäänud rada, siis kindlasti saab olema kõige vahelduslikam ja huvitavam sõit viimase 5 aasta jooksul. Uhke ja hingesoojaks tegev vaatepilt. Suuruselt maailma 3. rattamaratoni inimkett on minuteid ja minuteid katkematu. Täispikale 89 kilomeetri pikkusele distantsile oli tänavu startijaid 2680. Lisaks eestlastele sadu külalisi Lätist ja Leedust, kaugemate riikidena tasub ära märkida Ameerika Ühendriike, Dominikaani Vabariiki ja Indiat, osalejaid kokku 15 erinevast riigist. Tagumiste stardigruppidest minejatel aga kiiret polnud. Tasa sõuad, kaugele jõuad. Paljud läksid lihtsalt niisama nautima ilusat sügisilma ja võimalust külg külje kõrval liikumisest mõnu tunda. Põhidistantsiga samal ajal anti teinegi start. Esmakordselt oli maratoniürituste kavas 21 kilomeetri pikkune noorte sõit. Startijaid esimesel korral 240, aga selge see, et kõikide asjade sissetöötamine nõuab aega. Aga mine tea, võib-olla tänastest noorte sõidul startijatest tulevad Eesti jalgrattaspordi järgmised Kangertid ja Taaramäed. See on järjekordne võimalus sütitada noori suurtele tegudele. Mis puudutas Tartu rattamaratoni kõrget mängu, siis oli oodata Eesti ja Läti vastasseisu. Lätlastel oli kohal kogu eelmise aasta esikolmik Arns Flaxis, Arnis Petersons ja Martins Plums. Lõunanaabrite suure peo kordusetendust üritasid väärata meie kohalikud rattaessad eesotsas Gert Jõeääre, Martin Loo, Kaspar Austa ja Peeter Tarvisega. Kohe esimeses vaheaja punktis andsid lätlased mõista, et nalja pole.
Matul 12,3 kilomeetri peal võitis Optibeti vahefiniši Arnis Petersons. 13 sekundi sisse mahtus tosin meest. Suuremad vahed olid aga sisse tulnud juba järgmises kontrollpunktis Andel 23,8 kilomeetri peal. Enne seda võeti 2 korral Harimäge ja teisel korral lätlased ründasid. Eest pääses kolmik Ants Flaxis, Martin Plums, Sten-Erik Ottender. Üritasin võimalikult ees olla ja siis vaatasingi, et äkki lähebki nii nagu eelmine aasta, et Flaxis alguses paneb ja lähebki ära ja ongi võib-olla läinud. Ja täpselt nii läkski, et Flaxis ründas, vaatasin, et kurat, nüüd on vaja minna, hüppasin sappa, tagant tuli veel Plums ja ilmselt taga jäidi kohe seisma ja läksime kolmekesi. Kui Andel oli liider kolmiku vahe järgnevatega umbes 20 sekundit, siis 12-13 kilomeetrit hiljem Pukal oli ülekaal juba pea 1,5 minutiline. Flaxis, Plums ja Ottender tegid ees kõvasti tempot. Siis neile järgnes seal 11-liikmeline grupp, kus sees olid Martin Laas, Martin Loo, Kaspar Austa, Peeter Tarvis, Gert Jõeäär, aga vahe oli juba veninud üsna suureks ja sealt kolmanda grupina tuli siis juba 15 meest veel omakorda ligi minut 11 maas. Huvitav oli jälgida harrastajate tulekut sinna samasse Pukale. Esimesed 1000 ratturit keegi ei sööndanud peatada, süüa, ei võtnud, haarati vaid jooki. Aga siis läks asi rahulikumaks ja tegelikult tagapool nauditi sõitu täiega. No nii, kõigepealt omad söögid ja siis natuke peale veel. Ma olen mulk ja mulgi ümn ütleb, kui mulk oled, muidu saad, siis juhust kasuta. Ja siis ma kasutan kõik ära. See tähendab siis seda, et igas punktis peatus või? Igas punktis peatus, naudin ilma, solaarium omas käest. Nii et tuleb nautida, mitte rabeleda. Esimesed auhinnale rabelegu. Tuleb nautida. Edu teile. Marje päris rõõmsast tujus, et jõudu jagub. No kui seda nii-öelda mõistlikult kasutada, siis jagub veel. Aga minu tuju läheb veel paremaks siis, kui märgid hakkavad näitama, et lõpuni on vähem, kui tuldud on. Nii et natukene tuleb veel selle nimel pingutada. Jah. Ei olegi kõige lõpus ju veel. Tuju on hea ja jagub kehakinnitust ja mõnus. Et ühesõnaga oled kiiremini liikunud praegu, kui arvasid? No kella järgi küll, jah. Üks ujumistakistus oli ka, see võttis natuke aja maha, aga muidu kõik tibend-omend. Oleme tagasi Tartu rattamaratoni rajal ja kõige kiiremate meeste jälgedes. Kahjuks tuleb tunnistada, et lätlased on võimu meie kodusel rattapeol üle võtnud. Kui eelmisel aastal liikus 26-aastane Ants Flaxis võiduka finišini uhke soolosõiduga, siis seekord oli tal abimees lisaks. 21-aastane Martin Plums, kes teinud käesoleval hooajal võimsa arengu. Olümpiakrossi maailma karikasarjas tuli lätlane U23 vanuseklassi üldvõitjaks, mis on erakordne saavutus. Absoluutses maailma reitingus on Plums samuti tõusnud Baltikumi esinumbriks, möödudes meie Martin Loost, meeste positsioonid vastavalt 39 ja 44. Enne teist vahefinišit palul 67. kilomeetril olid Flaxis ja Plums kandadelt raputanud ka Sten-Erik Ottenderi ning terminali vahefiniši võidu noppis Flaxis. Oli selgemas selgem, et neid kahte meest enam ei püüa. Vahefinišis oli edu Arnis Peterson sees üle 1,5 minuti, 4. grupp, kus sõitsid Austa, Tarvis, Ottender ja venelane Dmitri Sorokin, kaotas 2.02. No see oli jah nagu uskumatu, et ma olen ka nagu Läti profitiimi ees sõitnud, et ma ei arvanud, et nagu selline asi seal nagu toimuma hakkab. Nemad on, üks on Euroopa meister ja teine siis jääb sukseid sõite, millest ma võin unistada. Mina võtan kodus teki all sukseid sõite. Et oligi nemad hakkasid korda mööda ründama ja mul ei lihtsalt midagi teha nende vastu. Nemad on ikkagi täiesti maailma klassist, et mul ei täna midagi nende vastu panna. Enne lõpufinišit Elvas oli 78. kilomeetril veel Hellenurmes Potek ja vahefiniš, kus esimesena ületas joone Plums. Vahe taganttulijatega oli veelgi kasvanud. Omavahelise arvete klaaramise jätsid 2 kiiremat meest viimaste meetrite peale, kus noorem oli selgelt nobedam. Tartu rattamaratoni võitjate ritta lisandus uus nimi, Martin Plumsi võiduaeg 2 tundi 34 minutit ja 59 sekundit. Kui Ants Flaxis kaotas 2 sekundiga, siis tulist 3. koha heitlust tuli oodata üle 3,5 minuti. Tarvis ja Ottender tegid hiilgava eeltöö Austale, kes tõi kastanid tulest ning kindlustas Peterson sees 3. koha. Sel korral lätlased kogu poodiumit endal ei saanud. It's fine. It's my first win in Tartu Marathon.
The previous years were not so good, so I'm really happy. Well, it was pretty fun. I like the new course. I think it was a little less gravel roads, but it was more fun. I think it was perfect weather with the rain in previous days, so that made it interesting. It was muddy, but at the same time it was sunny and warm. No one was suffering from cold, so that was nice. Ega siin muud nippi ei olegi, et kui minusugune treener ja Mihhail Elvas tuleb, siis ega siin profide vastu nagu nalja ei ole, et tase on hoopis teine, et kui venad siin sõidavad maailmakarikaid ja võidavad ja veel enam, et mingid maailmakarika sarju kokkuvõttes ja profikarussellis nagu kogu aeg ringlevad, siis mina kui siin noortetreener ja harrastajate treener, et siis seal ei olegi midagi, et nad lihtsalt sõidavadki jõuga eest ära ja ongi kõik. Leppisime põhiliselt selles mõttes kokku, et kui üks meist ründab, et eestlased teisele eestlase järgi ei tõmba, aga jah, kõik õnnestus selles mõttes. Või muidugi võita ei saanud, aga see oli juba läinud selleks hetkeks. Üldarvestuse 5 oli Dmitri Sorokin, 6. Peeter Tarvis, 7. Sten-Erik Ottender, 8. Enno Puu, 9. Martin Laas ja 10. leedulane Eimantas Kudiškis. Auhinnalistele kohtadele mahtusid ka Steven Kalf ja lätlane Kaspar Sergis. Tagasituleku võistluse teinud Tanel Kangert lõpetas 37. finišeerides vahetult enne Raul Ollet. Kangerti allajäämine võitjale ligemale 10 minutit. Korra õnnestus ka külg maha panna, aga sellest ei sündinud miskit hullu. Kui meeste arvestuses lisandus rattamaratoni annaalides uus võitja, siis sarnaselt läks ka naistega. Kindla esikoha teenis Katriina Jaunslaviete, kes üldarvestuses oli 84. Tema võiduaeg 2:53.05. Actually, yes, I wanted to win this year. As I said in press conference, this is the fourth time I participate and I wanted to win this year and I managed. Muide, 2 aastat tagasi oli Jaunslaviete samuti lähedal esikohale, kuid tol korral rikkus kõik ilusa ratta tehniline rikke. Mullu sai lätlanna esimest korda emaks ja rattamaratonil polnud ta veel õiges minekus. Sel korral kõik klappis. Teine oli naistest Grete Steinburg, võitjast maas 3:17. 3. koha omaniku selgitas fotofiniš. Liisa Erberg edestas ülinapilt Mari-Liis Mõttust ja Janelle Uibogandi. 6. pääses autasustamisele Iiris Takel. Suur rahvapidu finišis algas 1,5–2 tundi võitjate saabumisest hiljem, kui saabusid tõelised maratoonarid. Alla 3 tunniseid otse jõuab igaüks sõita, aga katsusa pedaale tallata 4, 5, 6 tundi jutti. Sellise ponistuse peale võib lõpuks sadula maitse suhu tekkida. Aga läbi raskuste tähtede poole ja iga eneseületus annab elule vürtsi juurde. Ma mõtlesin, et kui ma 5 tunniga sõidan, siis ma olen ikka kõva mutt, aga nüüd ma olen alla 5 tunni sõitnud selle ilma või selle rajaga tegelikult. Seda pori ikka peale seda keskkohta ikka oli natukene. Kas vahest, ole nüüd päris aus, vahest siin finišis kõige raskematel aastatel on selline tulnuaeg olnud, et no nii, see oli tõesti viimane kord? Tead, ma ei oskagi öelda, kas on võib-olla tõesti see, mis see oli 2010 või kuna see kõige jubedam see oli. Võib-olla siis oli mingi hetk, aga ma arvan, et see läks kiiresti mööda. Ja järgmine aasta jälle oled tulemas? Ei julge lubada. Luba ikka? No lubada võin, aga kui niimoodi edasi läheb, et nii vähe saab trenni teha, siis läheb, vanus tuleb juurde ja raske on siis. Kui kõva eneseületusega tegu oli, et siia finišisse täna tulla? Ei olnud väga kõva eneseületusega, eelmine kord oli parem, aga nüüd oli lihtsalt porisem, et selles mõttes oli raskem rada. Aga ikkagi läbitav? Läbitav, kui teed trenni, siis läbid. Aga on õnnestunud trenni teha? On kõvasti. 1500 kilomeetrit. Siis on julgem tulla? On. Paar korda oleks kukkunud ka, aga õnneks jäin ikka püsti. See on kõige tähtsam, et tervena ikka finišisse? Jah, see kindlasti. See on hea tunne. Nüüd on hea. Nüüd võib võigata. Hurraa! Kui raskelt see maraton kätte tuli siis? Täna tuli ikka väga raskelt. 5. kilomeetril läks skett puruks. Siis oli tükk aega jalutamist, sketi parandamist. Täna oli kuidagi väga palju muda. Ühes mudases kohas oli pikali käisin. Palju kõndimist oli, et läksin 4 tundi murdma ja täna tuli lõpuks 4:49, tuli aeg, et raske oli. Selline tõeline kombo tuli ühe maratoniga? Jah, täna oli viies kord maratonil olla, et eelmised korrad on kõik niisugune ilus, kuiv ja kiire rada olnud, et täna sai siis kõik need ülejäänud elamused ka kätte, mida varem pole endal juhtunud nagu olema. Ei ole midagi teha, järgmine aasta jälle. Ütleme nii, et
Muidu oli hea, aga üks koht oli hästi pikalt, oli metsa ja muda. Ja võt see küpsetas läbi, aga lõpp oli jälle kiire ja siis kuidagi tundsid, et liigud jälle edasi, et vahepeal oli küll siuke nagu trammi alla jäänud. Aga ei, tehtav. Seda enam, et see aasta on rattakilometreid võib-olla ainult 200 kilomeetrit, nii et kõik on tehtav. Kui mees tuleb Tartu rattamaratoni sõitma, teenib ta mõne plusspunkti naise silmis ka? No õhtul näeme. Aga tuju on vähemalt hea? Ei, tuju on hea. Tegelikult ma arvan, et see oli 5. kord mul ja üks paremaid elamusi üldse, sest et rada oli porina, siia on kõik ilusad rajad, aga see on lihtne, aga täna on nagu lahena, tõsist lahena. Jalg on täitsa krammis raisk. Aga pole hullu, mõnus, tehtud. Just, et see rahulolu tunne alles tuleb, ma arvan, eks? Oota natuke, kohe tuleb. Oli rajal selliseid keerukaid hetki ka? Olin tegelikult hullemaks valmis. Paar mudast kohta oli, aga polnud hullu midagi. Puhas nauding. Eesmärk oli milline siia tulles? Läbida 10 mitte kiiremini. Õnnestus? Ei õnnestunud. Rahul ikka. Kuna 10. kord, siis lihtsalt mingi asi ammendab lihtsalt. Kui palju sa ikka jaksid kihutada? Naudiks ka protsessi. Kuidas raja peal oli? Kõik oli sõbralik? Jaa, väga. Hästi kihvt on. Tagapool on hästi lahe. Tartu rattamaratoni juubelisõitudest võttis pühapäevase 3 distantsi peal osa pea 4700 inimest. Päeval kell 1 lähte saanud 40 kilomeetri pikkune niinimetatud poolpikk distants tõi Tehvandil üle 1700 startija. Ka nemad finišeerisid Elvas enam-vähem samal ajal pika distantsi teise poole saabujatega. Enamus, kes finišisse jõudsid, olid mõistagi väsinud moega, aga reeglina positiivsetest emotsioonidest tulvil. Mis sest, et jalad krambis või käed valusad, maraton sai ju ikkagi läbitud. Ja küll saab järgmisel korral ka, kui aastal 2018 septembrikuus leiab aset järjekorras 21. Tartu rattamaraton. Seniks head harjutamislusti ja olge ikka mõnusad!